Mina räägin siis eesvoolu uuendamistöödest investeeringu toetuse raames. On mikrofoni sisu. Kostab paremini. Tagumises reas ei kosta. Et mis on eesvool, mis on eesvoolu uuendamine, milliseid tegevusi toetatakse ja mis tingimustel, millised on tööde liigid ja siis lõpetuseks ka, kuidas minimeerida eesvoolu uuendamisega tehtavaid tegevusi keskkonnale. Et alustuseks, et mis see eesvool üldse endast kujutab. Et eesvool on siis kuivendusvõrgust liigväära juhtimiseks või ka siis juurdevooluks, mille seisundist sõltub maaparandussüsteemi toimimine. Ja jaguneb siis avatud eesvool, mis võib olla jõgi, oja, kanal või kraav, sealhulgas ka peakraav. Ja kollektor eesvool, mis on sisuliselt maa-alune toru, mis kogub treidivee ja juhib siis suublasse, näiteks oja või kraav. Ja siis oluline mõiste, et mis see uuendamine on, et siin on see mahtude küsimus, et maaparandushoid jaguneb siis hoolduseks ja uuenduseks. Hooldamisel on kaevemaht siis kuni poolkanti meetrile, uuendamisel siis kuni 1,2 kanti jooksvale meetrile. Nüüd valgala põhiselt siis on veel eraldi jaotub see maht, kui on tegemist siis alla 10 ruutkilomeetrise valgalaga, siis sette keskmine maht ei tohi ületada 1,2 kanti meetrile ja kui see on ületatud, siis on tegemist juba rekonstrueerimisega ja see on siis loapõhine tegevus. Ja üle 10 ruutkilomeetri valgalaga eesvoolude siis piiriks on sette keskmine tüsedus 0,3 meetrit. Toetatavad tegevused on siis vastavalt vajadusele, aga peab olema siis vähemalt üks nendest täidetud, et eesvool on näiteks voolutakistus, koprapais või lamepuit. Kui on kogunenud sete, kui suue on vee all või mattunud näiteks settega. Toetust antakse üksnes selle lõigu kohta, kus uuendustöid parasjagu tehakse. Näiteks kui likvideeritakse ainult koprapais, siis ei saa küsida kilomeetri põhist toetust. Kui uuendataval eesvoolul paikneb sette bassein või lodu, tähendab, kui nad on juba olemas seal, siis tuleb ka nad koos eesvoolud uuendada. Ja vajadusel ka keskkonnamõju hindamisega seotud tegevus. Tingimused on, et oluline on siin just see, et uuendamistööde puhul ei ole vaja taotleda luba. Et kui need mahud on ületatud ja tegemist on rekonstrueerimisega, siis selleks on juba maaparandusseadusest tulenevalt ka taotleda luba vaja. Kui tegemist on kaitsealaga, siis on vaja taotleda näiteks keskkonnavalitsejalt nõusolek tööde teostamiseks. Siis seda reguleerib juba looduskaitseseadus. Täpsemalt on kirjutatud lahti ka määruses, et mis tingimused seal on lõhejägede kohta ja nii edasi. Üksikasjalikult kirjutatud ekspertide kaasamine ja nii edasi. Töö toimub siis vastavalt
uuendamisnormide ühikhinna alusel. Kuna projekti ei ole uuendamistööde käigus vaja. Ja üks oluline tingimus on, et enne sette eesvoolust eemaldamist peab seal juba olemasolev sette bassein olema töökorras või siis tuleb paigaldada settepüüdematt või rajada setteekraan. Tehnoloogiaid on erinevaid, oluline, et minimeerida sette edasikandumist tööpiirkonnast allavoolu. Ja siis räägin tööde liikidest. Et ettevalmistavad tööd on siis taimestiku niitmine, võsa likvideerimine, voolutakistuste eemaldamine, ehitusaegne setteekraani ehitamine ja siis ka sette väljatõstmine ja selle ekraani likvideerimine. Voolusängi uuendamisel on uuendustöödeks sette eemaldamine, mullavalli laiali ajamine. Valli laiali ajamisel tuleb siis jälgida, et see tõstetakse kraavi kaldale selliselt, et ta ei valguks tagasi eesvoolu. Nõlvade planeerimine, kui see on vajalik. Nõlvapõhja kindlustamine kividega. Kivikindlustusega sissevoolunõva rajamine. Ja ekspluatatsiooni-eelne taimestiku niitmine. Ja kõige lõpuks siis ka sette eemaldamine. Need tööd on siis vastavalt vajadusel, mitte et need kõik tuleks kindlasti ära teha, et selleks on vajadus. Drenaaži suudmete uuendamise puhul on siis suudmete otsimine, korrastamine, suudme uuendamise korral siis võib ka toru vajadusel ära vahetada, suudmetoru ja kõige lõpuks tähistamine. See suudmete otsimine siis tuleb teha ikkagi tegelikult enne sette eemaldamist. See on selleks, et siis kopamees ei vigastaks juba olemasolevat suuet sette eemaldamisel. Suudmed otsida ja ajutiselt märkida eelnevalt. Ja truupide korrastamine, kui truup on settega ummistunud, tuleb ta läbi pesta või siis puhastada mingil muul meetodil. Kui on torud nihkunud, tuleb truubi pealt pinnas eemaldada ja tagasi täita ja betoontoru asendit korrigeerida ja vajadusel liiduste katmine geotekstiilil ja ka otsakute korrastamine. Ja tähispostid truubile samuti on ette nähtud paigaldada. Ja lõpuks siis tööde liikidest veel muud tööd. Uuendustöödest teavitav tahvel koos paigaldamisega ja ka teostusjoonise ja pikiprofiili koostamine. Ja siis kuidas nüüd seda uuendustööde mõju minimeerida, siis sellised põhilised mõtted. Et eesvoolu ei tohiks kindlasti süvendada sette eemaldamisel ja juba olemasolevad nõlvakindlustused, kui nad on korralikud, siis need tuleks ka säilitada. Võimalusel säilitada mõlema kaldataimestiku nõlvad koos juurestikuga või siis vähemalt ühel nõlval, lõunapoolsel nõlval tuleks säilitada taimestik ja juurestik.
kui nüüd seda mingil põhjusel ei ole võimalik säilitada, siis tuleb Maa- ja Ruumiametit läbi PRIA keskkonna teavitada ja kooskõlastada see tegevus. Siis sette edasikandumist minimeerida, see ongi see, et toimiv kas settebassein, setteekraan või ka põhupallid tööpiirkonna alumisse ossa. Ja siis uuendustööde puhul ongi see aitab rekonstrueerimist siis kas vajadust minimeerida või siis pikalt seda välpa pikendada. Et see on oluliselt vähem keskkonna mõju, väiksema keskkonna mõjuga tegevus kui rekonstrueerimine. Ja see aitab ka toimida maaparandussüsteemil, kui eesvoolu veetase ei ole liialt kõrge. Vältida tuleks siis suurveeperioodi vaevetöödeks. Ja see aitab vähendada siis paikseid üleujutusi ja minimeerida reostuse levikut ja suurendada isepuhastusvõimet eesvoolu. Ja siis lõpuks ka mõned näited siin. Et siin on tegemist nüüd Rail Balticu objektiga. Ja see näide selles mõttes ei ole kõige parem, et siin ei ole tegemist uuendamisega, see on ikka puhas ehitustöö siin. Aga setteekraan on olemas ja selline ta võiks ka vabalt olla. Üks näide tööd toimivast setteekraanist. Ja siin järgmise pildi peal on nüüd siin paremini näha, kuidas see setteekraan ka päriselt töötab. Ehk siis on sette kandumine allavoolu tõkestatud ja mis on nagu oluline veel setteekraani ehitamisel, et ta on ajutine ehitus, ta peab vastu pidama ainult ehituse aja, siis enne ehituse alustamist ja peale ehituse lõpetamist on see ehitamine, likvideerimine ja siis eelnevalt ka enne likvideerimist sette ekraani tagant tuleb välja tõsta, et see allavoolu ikkagi edasi kanduks. Ja mis on oluline sette ekraani juures veel see, et ta liialt ei paisutaks ülesvoolu vett. Et see vesi peab samal ajal ka sellest ekraanist läbi pääsema. Ja paar näidet sette basseinidest. See on foto on Oidermaa ojalt. Ja siit veepeeglist on hästi näha, kuidas bassein on täitunud settega, ehk siis ta toimib ja antud bassein vajab jälle tühjendamist. Ja samuti pilt Oidermaa oja sette basseinist. See kivikindlustus spetsiaalselt sette basseinil ise ei ole vajalik, siin oli tegemist erosiooni ohtliku nõlvaga. Sellepärast on nüüd kividega kindlustatud see nõlv. Aga see oleks siis minu poolt kõik. Aitäh. Võtan. Kas saalis on küsimusi? Annan kõigepealt saali ja siis veebis on ka küsimusi. Teostusjoonis on nüüd uus teema. No see küsimus oleks vist Reinale. Määrus on muudetud.
seal Metki kodulehelt on need toetatavad tegevused. Põhimõtteliselt see ei pruugi olla nõue, aga nüüd Metki kodulehel on kilomeetri hind, on uus eesvoolu uuendamisel 7447, mingi selline number oli ja siis on välja toodud tööde liigid ja kõik need tööde liigid nummerdatud, millised tegevused on toetatavad ja seal on ka muud tööd, kus on siis kirjas PIK-i profiil ja teostusjoonis. No. Igatahes jah, võib-olla, ma ei oska selle kohta vaielda. Minu küsimus puudutab osavõtmist. Kindlasti puudutab paljusid maaomanikke, kes ees uuendada tahavad. Et see kahe poolt osavõtmine tähendab, kas see on üleastumine, millal seda peab võtma või millal seda võib ka mitte võtta? No, tegelikult võsa oleks vaja võtta selleks, et setet saaks eemaldada ja võimalusel siis ainult ühelt nõrvalt, kui ei ole vajadust teiselt nõrvalt seda teha. Ja millal parim aeg selleks on talv, kui just ajaliselt see sobib, eks ole, et see on, kahjud on kõige väiksemad hinnasele ja ka kõige lihtsam seda teostada. Nii, teebi küsimused. Ja. Kas mõne toetust saanud hoiutööde objektil on keegi kunagi kontrollinud põhjalikumalt kui visuaalselt peale vaadates, mitu kuupmeetrit jooksvale meetrile kopamees tegelikkusest kraavist setet välja kaevas? Kuidas ollakse kindlad, et hoiutööde nime all ei ole tehtud rekkimist? Maa- ja Ruumiameti spetsialistid käivad kontrollimas teostatud töid. Isiklikult mina kontrollimas käinud ei ole. Täpsemalt ma ei oska seda kommenteerida, aga jah, tööde teostamist kontrollitakse eelnevalt enne tööde alustamist, kontrollitakse peale tööde alustamist ja võib-olla seda oskab siis kommenteerida täpsemalt juba vastav tööde kes neid kontrolli läbi viib, kuidas need tehtud on tööd. Kuna hoiutööd pole loakohustusega, siis kuidas üleriigiliselt üldse seda laadi maaparandustööde ulatuse ja mõju kohta infot kogutakse? Küsimuse esitan just vete seisundi tervendamise kontekstis, milles ka see Life Vetest projekt panustada tahab. See küsimus ei ole minu pädevuses vastata. Kas saalist keegi teine oskab vastata? Kui ei oska, võtame küsimuse ka, äkki leiame vastuse. Mina võin vastata, tere jälle. Kui sa oled põllumajandustootja, siis hoiutöid sa võid põlluraamatus näitad, aga näiteks metsamajandaja ei pea neid näitama. Tegelikult me ei saagi hoiutegevusi, mis ei ole loastatud tegevusi kuskil nii-öelda infot. Me saame ainult, kui see läbi toetust võime arvata. Aga ütleme nii, et ega ilma toetusta neid hoidu ka väga ei tehta, nii et tegelikult seda hirmu nagu ei ole. Et neid nüüd ülemäära tehakse. Aga jah, et põlluraamatus peaksid olema kirjas põllumajandustootjal maaparandushoiutegevused ja toetuse andmed on meil ka olemas nii-öelda, mis annab PRIA ja mis annab KIK metsataotluste puhul. Ja siis on tegelikult ka üks täpsustuse palve, et taimestik tuleb säilitada eespool ühel kaldal, mitte nõlval. Ma eeldan, et see käis kokku seal mingi asjaga, et sete eemaldada ühele poole. Et kas see taimestik tuleb säilitada eespool ühel kaldal, et mitte nõlval? Määrus ütleb, et töid teostatakse ühelt nõlvalt ja siis ka niidetakse üks kraavi nõlv ja perd tuleks täielikult säilitada. Siin ongi see, et nõlv on ju, kui see nüüd
taimestik sealt ära likvideerida, aga juurida, siis see mõju ongi ju tegelikult nõlva kaudu, eks ole, on seal erosioon ja nii edasi ja see keskkonna säästlikkuse mõte ongi see, et just nõlv tuleb säilitada, mitte perv. Nii, aga siis aitäh. Nii ja päeva võtame kokku sellega, et vaatame tulevikku natukene. Et mis need toetuse taotlemise asjad meil siis on. Nii, sellega saab liigutada. Tere, mina siis Piret Karu, olen PRIA arendusspetsialist. Tegeleme siis selle määruse rakendamisega toetuseks ehk siis sealhulgas taotlusvormide väljatöötamine, näiteks menetlusjuhiste koostamine. Ja räägin siis, meil on 3 maaparandusega seotud toetust, millest me oleme siis toetust jaganud. Juba 2 vooru on kõigil olnud, et nüüd on siis sellel aastal on tulemas kõigi puhul 3. voor. Nüüd juba aprillis on siis seesama, millest vist täna on ka kõige rohkem räägitud, et eesvoolude uuendamise, keskkonnakaitserajatise ehitamise ja uuendamise investeeringutoetus. Et olen siia enda jaoks ja ka teie jaoks võib-olla lihtsalt orienteerumiseks välja toonud ka need toetuste koodid, et mis siis näiteks ka, kui te esitate toetustaotluse, taotlustoimikute ette kuvatakse, et oleks eristatud need. Et A901 on siis tulemas juba 14. aprill avaneb ja nädal aega on siis avatud voor. Ja talvel ehk siis orienteeruvalt detsembris, täpsemad kuupäevad on veel selgumisel, on siis tulemas ka maaparandussüsteemide ajakohastamise ehk rekonstrueerimise ja keskkonnakaitserajatise ehitamise toetus ja siis ka eratee arendamise investeeringutoetus. Et need 2 viimast on siis ühises määruses, aga 2 eraldi toetusvooruna, et oleks siis võib-olla lihtsam eristada, et üks on siis teedele ja teine on siis maaparandussüsteemidele ja keskkonnakaitserajatistele. Ja neid siis on kas A1902 ja A1903. Et need on siis sekkumiste järgi, et siin ühes määruses on mitu sekkumist, et mis on siis need ÜPP toetused ja siis selle järgi saame eristada, et mis toetusega on tegemist. Ja kõige rohkem räägikski sellest kevadisest nüüd, mis siis kohe avanemas on ehk eesvoolude uuendamise toetus. Ehk siis taotlus saab siis esitada maaparandussüsteemi kaupa, nagu ka tegelikult seda talvist ja kõik siis sellel süsteemil kavandatavad tegevused pannakse siis sinna ühele taotlusele ja üks taotleja võib siis esitada ka mitu taotlust. Ja tegevused, nii nagu jälle varasemalt on ka räägitud, et on eesvoolu uuendamine, setebasseini või puhastusloodi uuendamine ja siis ka saab toetust keskkonnakaitserajatise ehitamiseks sellest. Ja uuendamiseks ei ole siis projekt vajalik ja töid võib ka ise teostada. Ja töid võib ise teostada seetõttu, et meil ei ole vaja kindlaks teha, kas hind on mõistlik, kuna tegemist on ühikumääradega ja tõin siis välja võib-olla rohkem huvitavad ühikumäärad, et eesvoolu uuendamiseks saab siis 7847 eurot kilomeetri kohta, puhastusloodi uuendamiseks 877 eurot ja setebassein 515 eurot. Ja ühikumäärad on siis ka veelustegi eksperdi arvamusele ja keskkonnamõju eelhinnangule ja ühe korra siis taotluse kohta. Ja taotlejateks võib siis olla, nagu öeldud ka varasemalt, et füüsiline isik, FIE, äriühing, maaparandusühistu või siis mittetulundusühing. Ja maksetaotluse esitamisel siis, kui on tegemist ühikumääraga tegevustega, et siis tegelikult meil ei ole vaja kuludokumente, maksekorraldust, et siin puhul on siis tegemist ikkagi siis eesmärgipärase ja et tegevus on tehtud ja selle pealt siis maksame toetuse välja. Ja keskkonnakaitserajatise ehitamine on tavapäraselt nagu muud investeeringutoetused, et tuleb kõigepealt tulla siis hinna pakkumustega või siis kui on alla 20 000, siis lihtsalt kulukirjeldus või siis mis seal need määruses summad on, et siis või siis selle prognoosiga, et millest juba ka enne Reena tegelikult rääkis, et siin kehtivad samad summad.
ja üksnes metsaval asuvat maaparandussüsteemi teenindavat eesvoolu siis ei toetata, et peab teenindama ikkagi ka osaliselt põllumaad. Ja tõin lihtsalt välja taotlusvormilt, et näite, et taotlus koosneb tegelikult 5 sammust, et suhteliselt vähe samme ja kõigepealt üldandmed on siis lihtsalt taotleja andmed, kes esitab ja kus siis tuleb täita on detailandmed, et mis meid siis kõige rohkem ehk huvitab, on see investeeringuga seotud maaparandussüsteemi kood, kuhu siis tuleb sisestada selle maaparandussüsteemi kood, mille te hakkate neid uuendatavaid tegevusi toetust taotlema ja selle järgi siis hiljem näitan, kuvatakse ka siis maaparandussüsteemi kaart, kuhu te siis saate need uuendatavad eesvoolulõigud, uuendatavad keskkonnakaitserajatised märkida. Et taotluselt on näha, et on punased tärnid, et need on siis kohustuslikud väljad, et siin ülejäänud väljad osad täidetakse küll äriregistrist, päritakse käibemaksukohustuslane, MTAK-id päritakse, et need on juba teil näiteks eeltäidetud. Ja alati, kui tulete taotlema, soovitan, olen juhendite usku, et seal üleval paremal nurgas on vajad abi, vajuta siia, et siin me tavaliselt paneme e-PRIA täitmise juhendi ja seal on ka juhend selle kohta, et kui soovite näiteks, et meie infotelefoni inimesed aitaks teil taotlust täita, siis seal on ka juhend selle kohta, kuidas nad saavad ekraani üle võtta ja saate koos seda taotlust täita, et selles mõttes seda ei pea ka kartma. Et kui esimest korda näiteks ei taha ise üksi teha, et siis kindlasti aidatakse, et seda kohta julgelt kasutada. Ja siin ongi siis selle eesvoolu uuendamiste puhul, et kus see ühikumääraga toetused, et kus siis on, ütleme nii, et lihtsustatud taotlemine, et tuleb siis eesvoolulõigud või siis uuendatavad rajatised märkida kaardile ja see kuvatakse siis peale üldandmete täitmist. Ja kui siis on teil olemas maaparandussüsteemide registris registreeritud maaparandussüsteem ja selle koodi järgi ja millel on siis toetusõiguslikud eesvoolud. Et selle töö me oleme enne ära teinud, et kui teile kaarti ei kuvata, siis midagi seal on, et toetusõiguslikku eesvool ei ole, et võib-olla on turvasmuldadel, kas on Natura aladel, et siis on nii. Ja saab, nüüd on siis teises voorus tuli uuendus, määruse muudatus, et saab, varem oli, et ei saa Naturale lähemale kui 400 meetrit taotleda, ehk et siis ei kuvatud ka kaarti, aga nüüd on siis see, et kui on olemas siis keskkonnamõju hindamine ja on siis see tehtud, et siis saab tegelikult tulla ka sellele tegevusele toetust taotlema. Ja lihtsalt öeldud, et kaarti saab ka suumida suuremaks, et meil oleks vaja, et võimalikult täpse asukohaga siis need objektid märgitakse. Ja me olemegi selles mõttes selle töö ära teinud, et me saame siis need kaardikihid, saame Marult, kes on siis koos Metkiga pannud need kokku, et Metkilt on näiteks saadud info turvasmuldade kohta ja te ei saa märkida kaardile lõikusid, mis asuvad siis riigi eesvooludel, lõigud, mis on lähemal Naturale kui 400 meetrit ja lõigud, mis paiknevad siis maaparandussüsteemi osal, mille maa-ala on valdavalt turvasmuldadel. Et on küll vooru ajal helistatudki, et ma saan seda lõiku nii palju tõmmata, aga siis jääb mingi hetk stoppi, aga mul on tegelikult veel seal eesvool, et edasi läheb eesvool. Aga siis olemegi vaadanud näiteks kuskilt Maa-ameti kaardi pealt, et tegelikult seal juba tuleb ette Natura ala või siis on siis turvasmullad, et tegelikult see kaart on täitsa hea, selles mõttes usun, et taotlejale ka. Ja saab märkida siis ühe ID-ga lõigukaupa, see on siis üks põhitegevus, et saab siis, kui teil on millegipärast vaja, et üks ehitis, üks ID-ga lõik, et ei ole tervet lõiku vaja uuendada, vaid on seal mitu tükki, et siis saab need ühe põhitegevusena märkida. Et esimeses voorus pidi nad näiteks kõik erineva põhitegevusena märkida ja uuendatavad rajatised lisatakse siis kõik põhitegevusena. Ja siin ongi siis näitena, et kuidas siis märkida seda eesvoolu kaardile. Et siin vasakul pool on need märgi eesvoolu otspunktid, et siin on mul näide, et esimene see, mis on oranžiga kuvatud, et sisestasin ühe põhitegevusena ja siis teise põhitegevusena teise ID-ga lõik, et siin sellel süsteemil
on siis 2 eraldi eesvoolu erineva ID-ga ehitist ja need tuli siis eraldi põhitegevustena märkida, et oranžiga on siis esimesena märgitud ja siin need punased on siis see, mis ma värskelt sellele põhitegevusele nagu märkisin. Ja need helesinine joon on siis, mis kuvataksegi, et sellel maaparandussüsteemil olevad toetusõiguslikud eesvoolud. Et siin on legendi pealt näha, et tegelikult siin kaardil saab klõpsida väga palju erinevaid andmeid, et on üldse erinevad ka teiste, kui on, et eks ta natuke näitab ikka väljaspool süsteemi piire, et näitab ka teisi toetusõiguslikke eesvoole ja näitab naturalasid, hoiukaitsealasid ja näitab ka tegelikult, kui on esimesest ja teisest voorust toetust taotletud, et näitab ka taotlusobjekte, mis on varasemalt taotletud, et siin on hetkel 2024. Meil on veel vooruni veidi aeg, et väiksed arendused veel käivad, et siia tuleb kindlasti 2025 lõik. Ja siis siin kuvatakse ka meetreid, et selles mõttes, et kui on teada, et mitu meetrit see lõik, kavandatav, uuendatav lõik on, et siis selle järgi saab ka vaadata ja siis seda kaarti saabki suumida, et võimalikult täpselt, et tegelikult kuvatakse ka katastrid, siit võtsin lihtsalt välja, et võib-olla ka katastrite kaupa on ka hea nagu orienteeruda, et kus see lõik on. Ja taotlusel on ka siis vaja mõningaid teisi andmeid täita, et selgitus, miks on uuendamist vaja. Näiteks siis minimaalne pikkus, et juhuks, kui seda maksimaalselt mingil põhjusel ära ei saa teha, siis tuleb uuendada ikkagi see minimaalne pikkus, mis te taotlusvormile märkisite, sest kui seda ei tehta, et siis jääb toetusest üldse ilma. Ja see maksimaalne pikkus jookseb siis sealt kaardi pealt see, mis te märkisite, et seda ise muuta ei saa, et see jookseb selle järgi, mis seal kaardil jookseb. Ja kui tehakse lõhejääl pinnaveekogumiga, et siis, kui seal vastatakse jah, et siis kuvatakse, et on võimalus lisada siis neid lisadokumente, mis siis määrus nõuab, et mis sellisel puhul meile esitama peab. Ja kui on tegemist siis keskkonnakaitserajatise uuendamisega, lodu või bassein, et siis saab lihtsalt märkida sellele toetusõiguslikule eesvoolule, saab märkida siis punktiga, et arvatavasti selle punktiga on võib-olla rohkem raskusi, et kus see täpsemalt asub, aga eks enam-vähem ikka arvatavasti on see tehtav. Ja lihtsalt korraks veel ka selle taotlusvormile, et kuidas eelarvet märkida, et eelarve puhul samamoodi, et kuvatakse ühikumäär, mis on siis 7847 on näiteks eesvoolu ühikumäär ja siis tuleb ise sinna see märkida ja lihtsalt uuesti üle salvestada, et otseselt edasi minna ei saa, et mõned taotlejad on siin hätta jäänud, et tegelikult tuleb sealt siit see kulurida eesvool lahti võtta, siia jookseb teil automaatselt, palju te kokku panite seda eesvoolu lõikusid ja tuleb lihtsalt märkida salvesta, siis ta kuvab sinna toetuse summa ja siis saabki sealt eelarvest ka edasi. Et lihtsalt korraks üle, et sellega on ka olnud. Ja neljandaks sammuks taotlusel on siis katastritunnused, et nüüd teises voorus saime ka sellise arenduse, et nüüd tegelikult kuvatakse siin need katastritunnused otse kaardilt, et ei pea ise neid ühekaupa sisestama, et see lõik, mille te sinna sisestasite, et need katastritunnused, mis siis selle lõiguga, mida see lõik läbib, need kuvatakse teile siia ja siis need saab, kuna siin on vaja eraldi siis märkida iga selle katastritunnuse kohta, et mis siis taotleja valdamise õigused selle kohta on. Et selles mõttes on see lihtsustatud taotlused, aga see osa on ikkagi oluline, et kas siis taotleja peab olema omanik või tal peab olema siis õigus asjaõiguslikul, võlaõiguslikul või mõnel muul kokkuleppe alusel peab tal olema seal õigus siis töid teha ja peab ka olema see õigus nii kaua, et näiteks toetuse väljamaksmiseks 5 aastat, et ta siis saaks seda uuendatud eesvooluga hooldada, et tal on õigus ka seal hooldustöid teha. Et siis on lihtsalt see katastritunnuste samm, et kuvatakse ka kinnistusraamatust näiteks, et kui on omanik, et siis on jälle lihtsam, et kellel on vaja lepinguid lisada, sõlmida või muid kokkuleppeid, et siis temal on vaja siia rohkem dokumente lisada. Ja selle uuendamise kohta
enam-vähem vist sai enamik just selle taotlemise kohta ära räägitud, et siin enne räägiti ka päris palju puudutati seda, et siis pigem just see kaardile märkimine, mis on võib-olla teistsugune teiste tavaliste investeeringutoetustega, et aga ma usun, et siin, kes on varem taotlenud, et siis kolmandas voorus on neil palju lihtsam taotlema tulla. Kas selle kohta on küsimusi praegu? Jah, võib-olla võib vahepeal. Toetuse taotlusel on seda drenaažikaarti võimalik alla tõmmata. Seal on kohtus, et on panenud mitmest drenaažist suur maksu tuleb. Sealt see kaardil otsustavad ära. Ei, Seda sinna. kaardi peal ei ole. Et drenaaži suutmed on selles mõttes nagu, seal on pandud nagu Maa- ja Ruumiametile tegelikult infoks, et nad teaksid, mitu drenaaži suuet nad sealt üles peaksid otsima, et kui see on nii vee all. Täidad, seal on see drenaaži algul, et see ideeliselt oli. Jah, jätan meelde, uurin. Sinna peale. Kuidas selle võlaõiguslepingu oli, kui on juba tehtud ühele maaomanikule, siis teisele selleks, et nüüd uuendada eesvoolu uus võlaõigusleping, seda ei ole võimalik tegelikult ühiselt teha. Võlaõiguslikku. Kui te tahate, et 5 aastat keegi muundaks seda, näiteks Maa- ja Ruumiamet peab sõlmima veel ühe lepingu samale maale. Ei, taotleja hooldab ju seda eesvoolu, mida ta kord tegi. Eesvool tuleks uuendada kogu lõigus ehk ta toimimine. Siis läheb mitme maaomaniku kinnist. Jah, ja siis peabki sellel taotlejal olema. Aga kuidas saab siis, kui näiteks maaomanikul on juba rendileping teha? Ma selles osas ei tea, et kas võib mitu rentnikku olla siis, et kes konkreetse lõigu peale. Nojah, selles mõttes me ei saa seda ka kontrollida, et kui meile esitatakse näiteks tasuta kasutamise leping sellele eesvoolule, et siis meil on ainult see üks leping, et kui seal on veel mõni leping peal, et tegelikult meil sellist infot arvatavasti ei ole ja me seda kuskilt ka otsida ei saa. On küsimus see, et kui on riigimaa ja riik on teinud lepingu põlluharijaga, siis kuidas sina, kas põlluharija siis teeb veel eraldi lepingu seal taotlejaga, selle toetuse taotlejaga? Harijal ei ole lepingu. No. Üks rendib põldu, teine rendib kraami. Jah. Et sellist juhtumit ei ole ette tulnud. Sellise juhtum on ära jäänud töid, ma sellepärast küsimust tõstan, lahendada, et kui maaomanikul on nõusolek antud, kirjalik, aga te nõudsite vist ID-tõestust lepingu. Nüüd ongi, et ta võib olla ka selline, ta võibki olla tavaline, lihtsalt kirjalik kokkulepe näiteks, et omaniku ja selle vahel. Et esimene voor oligi näiteks ainult asjaõiguslikud ja võlaõiguslikud ja siis oli probleeme, oligi, aga nüüd siis tehti ka muudatused, olidki hädas, et siis nüüd on ka muu kokkuleppe alusel, et see ei pea olema päris selline leping. Üks täpsustus oli, et mis on eesvoolude uuendamise lõpptähtaeg, mil minimaalne uuendamist vajav osa peab olema ellu viidud? Töid peab teostama 1 aasta jooksul toetustaotluse otsusest. Nii, ja siis käiks läbi ka nüüd selle maaparandussüsteemide REKI ja erateede toetuse. Et siin tegelikult Reinal oli ka välja toodud need, kes saavad toetust tulla taotlema, aga lihtsalt korraks veel ette,
et äriseadustiku tähenduses ettevõtjad, kellel on siis MTAK vastav ehk siis taime-loomakasvatus, jahindus, sellega seonduv metsa varundamine, et nemad saavad siis mõlemast toetust kõigile tegevustele, maaparandusühistud mõlemast toetusest kõigile, et need on eelistatud, mittetulundusühingud, kui nende põhikirjaline tegevus vastab siis taotletavale tegevusele, saavad siis kõigile teedele, maaparandussüsteemide REKI toetusest ainult siis keskkonnakaitserajatise ehitamiseks, erametsaomanikust ettevõtjad, vaatame siis, kellel on metsa, et ei vaata enam MTAK-et, nemad saavad toetust taotleda ka metsamaaga seotud teedele, REKI toetusest ainult siis jälle keskkonnakaitserajatiste ehitamisele, sama ka metsaühistute puhul ja siis füüsiline isik saab siis sellest REKI toetusest saab ainult siis keskkonnakaitserajatise ehitamiseks toetust taotleda. Ja samuti jälle see oluline nõue, mis siis ikkagi on, et siin ei ole see muu kokkulepe ei ole asjakohane, et siin peavad siis olema lepingud või siis kinnistusraamatust nähtuma, et siis maa, millel siis toetatavat tegevust ellu viiakse, peab siis olema taotleja valduses või tema liikme valduses, ühistute puhul siis näiteks asjaõiguslikul või võlaõigusel alusikul vähemalt 5 aastat alates viimasest väljamaksest. Ja metsamaa puhul on siis vajalik ikkagi peab olema omandis, et seal ei ole ka võlaõiguslikud lepingud lubatud, et seal on ainult omand. Ja siin puhul siis ikkagi ise ei või töid teostada, et tullakse siis hinnapakkumustega, prognoosiga, ja siis peame kulude mõistlikkust siis hindama ja et siin peab ikka ja vaatame ka huvide konflikti, et ei oleks siis taotlejaga seotud ettevõtted. Ja selle maaparandussüsteemide REKI ja keskkonnakaitserajatise ehitamise toetuse seos siis selle esimese etapi või selle eesvoolude uuendamisega ongi siis lihtsalt, et mõni on vahel küsinud, et kas see on kuidagi peaks olema nagu jätkuse, et tegelikult nad ei ole omavahel seotud. Nad on seotud sellega, et nad on programmperioodi jooksul, saab siis nendele mõlemale toetusele, saab siis sekkumiste peale on maksimumtoetuse summa, milleks on 520 000 eurot. Aga lihtsalt ongi seda mõeldud, et nagu ka enne Reena ütles, et siin on mõeldud, et näiteks uuendustöödega et tehakse siis korda ja siis saab tulla juba siis aasta pärast näiteks maaparandussüsteeme reguleerivaid võrke rekonstrueerima. Ja siin on samamoodi, et taotlus maaparandussüsteemi kaupa ja üks taotleja võib siis esitada mitu taotlust. Ja mida siis toetatakse on ja palju siis toetuse määrad on, et kas siis kuivendussüsteemide rekonstrueerimine, selleks saab siis toetus 75% ja või siis veerežiimi kahepoolse reguleerimissüsteemi rekonstrueerimine, mille toetus on siis 100% ja siia alla käibki siis ka kuivendussüsteemi ümbertegemine veerežiimi kahepoolseks reguleerimissüsteemiks, kas siis osaliselt või siis täielikult. Ja ka 100% toetuse määr on ka siis keskkonnakaitserajatise ehitamisele. Ja siin puhul on siis vajalik projekt ja nagu öeldud, et ise töid teha ei saa. Mis on siin olulisemad nõuded, et kõiki nõudeid siin välja ei tooks, aga lihtsalt, mis on võib-olla rohkem küsimusi tekitanud ja et siis selle rekonstrueeritava süsteemi maa-ala, osa maa-ala ei tohi paikneda hoiukaitsealal, turvasmuldadel teatud erisuste puhul saab teha, et seda infot saate võib-olla just vaadata näiteks kodulehelt. Et neid juhtumeid on vähe olnud, et üldse selle kohta küsimusi, et siis lähemalt siin ei peatuks. Ja jällegi siis ei saa olla lähemal kui 400 meetrit naturaalast. Ja projekteerija peab olema läbinud siis keskkonnasäästliku maaparandussüsteemi projekteerimise koolituse. Ja tegelikult on nõue, et rekonstrueeritava maaparandussüsteemi osa teenindav veesmool peab siis toimima nõuete kohaselt. Aga kui ta ei toimi nõuete kohaselt, näiteks kui ongi, et ei saanud uuendamisega korda, on vaja rekonstrueerida, siis sellistel erijuhtudel saab ka eesvoolu rekonstrueerimiseks toetust, juhul kui siis ülejäänud maaparandussüsteemi rekonstrueeritakse. Ja kui toetust on siis saadud esimesest etapist juba uuendamisele, et siis sellele samale asukohale kohe siis ülejäänud eesvoolu rekonstrueerimiseks toetust ei saa taotleda,
võib-olla siis mingi aja jooksul erijuhud on tegelikult lubatud, et näiteks kui taotlejast mittesõltuvatel asjaoludel, siis on vahepeal looduses midagi juhtunud sellist, et ikkagi see uuendustöödega korda tehtud eesvool vajab siiski ikkagi rekonstrueerimist, et see peab siis kõik ka projektist välja tulema. Ja siin jälle üks näide taotlusvormis tegevused sammust, et ülejäänud sammud on tegelikult suhteliselt samad, nagu näitasin ka uuendamise puhul, et on 5 sammu, on üldandmed, detailandmed, siis see tegevused samm ja katastritunnused ja esitamine, et tegelikult täpselt sama palju. Ja siin on lihtsalt mõned näited, et mida me siis küsime, et küsime siis määrusega nõutud erinevaid dokumente, näiteks ehitusluba, ostumenetluse küsimused ehk siis näiteks, et kas on juba, et riigihangete registris, kas on vaja läbi viia, et kas on suuremahuline investeering, et lihtsalt üks näide REKI näitel, et milline see taotlus välja näeb. Ja siis ka erateede toetuse kohta. Et siin võib samamoodi, et üks taotleja võib esitada kas ühe taotluse või võib ka mitu taotlust, et võib kõik teed panna eraldi taotlusele. Ja on siis toetatavad juurdepääsuteed põllumajanduslikule tootmishoonele, põllumajandusmaale või erametsamaale, ehk siis nende juurdepääsuteede ehitamiseks ja rekonstrueerimiseks, mida siis tehakse ehitusseadustiku alusel. Ja maaparandussüsteemi teenindavate ehitamiseks, rekonstrueerimiseks ja uuendamiseks, mida siis tehakse maaparandusseaduse alusel. Et on tuldud küsimusi, et miks ei saa juurdepääsuteede uuendamiseks toetust, et siis seetõttu, et ehitusseadustik otseselt uuendamist ei käsitle, et uuendamine on ainult maaparandusseaduses ja sellepärast saab uuendada ainult siis teenindavaid teid. Et siin ongi sellepärast küsitud, et uuendamise puhul ei ole vaja ehitusprojekti, uuendamise puhul piisab eksperdi hinnangust, kes on välja toonud siis uuendamise vajaduse. Ja teiste teede puhul ehk ehitamise rekkide puhul peab siis olema koostatud projekt, et ka siis nende ehitusseadustiku alusel ehitatavate juurdepääsuteede puhul peab olema siis maaparandussüsteemi projekteerimisnormide nõuetekohane projekt. Et seda ka selles osas on ka küsitud, et miks seda vaja on, et siis tänu sellele projekteerimisnormide järgimisele siis kindlustatakse, et oleksid tehtud vastupidavamad teed ja see ehitusprojekt peab siis olema kooskõlastatud ka Maa- ja Ruumiametiga. Ja esimeses voorus pidi tähele panema, et teatud kandevõimega teid pidi projekteerima, aga alates teisest voorust siis see ei ole enam reguleeritud, et piisab sellest, kui projekteerimisnormide nõuetekohane projekt ja selle järgi siis ehitatakse või rekitakse. Ja toetatavad on teed, mis ei ole siis määratud avalikuks kasutamiseks. Ja siin on erinevad toetuse määrad, et kuni 65%, kuni 75% ja kuni 100%. Et neid saate ka võib-olla täpsemalt vaadata näiteks meie kodulehelt, et kuni 65% on näiteks, mis on juurdepääs põllumajandusmaale või põllumajandusliku tootmishoone ja mis on ainult ühe omaniku või ühel kinnisasjal või ühe omaniku valduses. Et 75 saab siis, kui on näiteks mitme omaniku valduses ja 100% on näiteks sellised juurdepääsuteed, mis on juurdepääsutee erametsamaale või siis teenindavad teed, mis on valdavalt metsamaale ja mis on siis saab tasuta, mis on siis juurdepääs on siis tasuta ja tasuta tagatud ja siis, kui on metsamaa täidab siis mitmekülgse kasutamise eesmärki, et sellised teed on näiteks 100% toetatavad. Ja siin on samamoodi üks tegevused samm, mis on siis juurdepääsutee rekonstrueerimise puhul, et mida küsitakse, et näiteks kui on juurdepääsutee põllumajandusliku tootmishoonele, et siis me kontrollime kindlasti, et seal oleks see põllumajanduslik tootmishoone. Ja ehitusprojekt, ehitusluba,
näiteks, et kui te juba, kuna tegelikult neid juurdepääsu teede ehitamist ehitusseadustik otseselt ei reguleeri, kuna tegemist ei ole avalike teedega, siis tegelikult reguleerib neid ja neid nõudeid siis kohalik omavalitsus, mis nad on siis pannud, et mida on vaja tee ehitamiseks. Et kui olete näiteks, alati soovitan pöörduda kohaliku omavalitsuse poole, mis nende nõuded on ja kui te olete nendega suhelnud kirjalikult, siis selle võib alati meile ka juurde panna taotlusele, et siis me ei pea ise ka järele pärima KOV-ist näiteks, et kas on mingid nõuded. Ja kuna siis punkte antakse selle eest, et kas on siis riigiteelt mahasõit või siis kasutatakse taaskasutatud materjale, et siis siia saab ka välja veel saab näiteks kooskõlastuse lisada, kui on Transpordiametilt, kui ei ole ehitusprojektis, kui on tegemist riigiteelt mahasõiduga ja kui siis on taaskasutatud materjalid, et siia saab siis lisaks projektile võib siis siia ka veel selgitada nende taaskasutatud materjalide kohta. Ja siis jälle tavapärased väljad, nii nagu teiste toetuste juures. Ja et siin oli sihuke kiire ülevaade, et tegelikult siit nende 3 toetuse kohta võiksin rääkida paar tundi võib-olla veel, aga siis võib-olla suunaks siis Priia kodulehele, et kes siis tahab tulla kindlasti nüüd aprillivooru, et siis selle kohta on juba 3. vooru koduleht on meil kodulehel olemas. Aga nende maaparandussüsteemide reki ja erateede kohta, et kuna täpselt kuupäeva ei ole, et siis neil veel 3. vooru kodulehti otseselt ei ole, aga saate otsida välja näiteks 2. vooru kodulehed. Et kui määrus ei muutu, et siis toetuse tingimused arvatavasti väga ei muutu, et siis saate selle pealt ka, et kui juba vaja plaani on teha või juba oleks vaja siis projekte koostada, et siis saate sealt võib-olla neid ülejäänud tingimusi vaadata, et siin ma kindlasti ei rääkinud kõigist toetuste tingimustest, mis on. Nii, võtame ühe veebi küsimuse. Kas on mingid võimalused eesvoolukraavi uuendada, kui puudub õiguslik vorm kraavi kallaste pealt? Ehk eesvoolukraav peale meie naaberkinnistu on ummistunud ja vesi ei voola sealt. Sellega seoses on meil varaline kahju. Peaks vist kordama seda küsimust. Eesvoolukraav naabrikinnistul, peale nende maad on ummistunud ja seal vesi ei voola ja neile tekib seetõttu varaline kahju, et kas nad ei saa siis, mida nemad saavad teha, et kas nad saavad seda uuendada, selles mõttes, kui see on naabrimaal on probleem. Jah, et ikkagi toetus saab taotleda siis ikkagi jälle sellele maale, mis on siis mingite õiguste alusel on ikkagi selle taotleja valduses. Kui tegemist on piirikraaviga, siis piirikraavi puhul ei ole otseselt nõusolekut vaja, et siis on ikkagi asjaõigusseaduse kohaselt võivad siis mõlemad teha, aga ma saan aru, siin ei ole vist tegemist piirikraaviga. Aga jah, kui on kellegi teise maal, et siis ikkagi toetus sellele ei saa, kui ma nüüd õigesti aru sain. Ma loodan, et nüüd toimub. Ja siis teine küsimus on, et milliste kriteeriumite järgi eristatakse teede uuendamist ja rekonstrueerimist ja millal muutub uuendamine loakohustuslik? See on pigem, ma ütleksin jälle taotleja ja projekteerija vaheline võib-olla, või siis sama see, et kui nad eksperdid ütlevad, kui te lähetegi nende samade ekspertide käest küsima, et kas siin piisab uuendamiseks, et kes siis seda hinnangut näiteks annab, siis tema saab samamoodi öelda, et kas tegemist on juba ikkagi uuendamisega või tegemist on ikkagi rekonstrueerimisega. Et ma arvan, see on pigem mõne projekteerijaga või eksperdiga suhelda siis. Nii, küsimusi saalist. Tundub, et ei ole. Siis aitäh Piretile. Ja sellega me võimegi tänase päeva siis nii-öelda purki panna. Ehk siis tänane infopäev on läbi. Aitäh kõigile. Kui veel mõni küsimus või midagi jäi, siis võib kirjutada. Esinejate kontaktid või on teada. Et ma saan aru, tuleb julgustada taotlema, et raha on, et tuleb olla aktiivne
muidugi ega raha lõputult ei ole, raha on ikkagi alati piiratud kogus, aga et vähemasti esialgu pigem seda nii-öelda jagub. Kes ei ole mingil põhjusel allkirjalehele oma allkirja pannud, palun pange see kindlasti sinna ära. Ma arvan, et kuu lõpuks vast saavad ettekannete slaidid ka kodulehele ülesse ja siis saadame selle kohta teile ka siis teavituse ja ka siis salvestus selles osas, mida me tänast päeva salvestasime, et saab ka see sinna samasse ülesse, et saate sealt järgi vaadata, et kuhu siis taotlusvormis linnuke teha või mitte teha. Aga suur aitäh teile kõigile osalemast ja edukat taotlemist!